minu nimi Sven Anton ja mina olen töötanud DevOpsina 3 aastat. Et no muidugi DevOps on sihuke, ma olin näinud nagu neid peasid, kes nagu niimoodi raputavad, et see on nagu sihuke termin, mis põhjustab nagu eriarvamusi, et no originaalis DevOps on, eks ole, see praktika või viis, kuidas asju tehakse, siis öelda, et sa oled DevOpsina töötanud, on nagu sihuke natuke imelik ja kohatu mõne inimese arvates, aga minu arvates on nagu DevOps on tekkinud sellise, ütleme, teatud rollina, et reaalsus on jah see, et ka andmebaasi insener ja võrguinsener, aga nemad saavad nagu DevOps stiilis töötada, aga DevOps kui amet, siis ta on nagu ka, ütleme, teatud kogum oskusi, mida sult nagu eeldatakse ja sellele on nagu meie ka Staringscriptis oleme nagu keskendunud, et noh, ütleme need DevOps tööd siis peamiselt, mis ongi, et CI/CD üles panemine, et asjad käiksid ilusti taustal automaatselt ja mitte lihtsalt automaatselt, vaid töökindlalt. Et ütleme, Nortalis töötasin, siis ma nägin küll neid projekte, kus nagu asjad käisid automaatselt ja mul oli mingi 10 bash scripti, mis pandi nagu üksteise võidu kuidagi nagu käima ja nagu asjad töötasid ja kui kuskilt läks katki, siis ainult see tüüp, kes nagu selle scripti ise kirjutas, ainult tema teadis, kuidas nüüd seda parandada. Sellepärast, et nad, noh, jälle need, kes on teist bash scripti teinud, siis teavad seda, et noh, vahepeal ei viitsi teha seda, et võtaks kuskilt nagu, ütleme, selle absoluutse path'i kaudu mingi asja, võtad relatiivse kaudu ja nüüd keegi tõstab faili kuskil ümber ja script on katki ja nii edasi. Et need probleemid ja siis noh, ütleme, DevOpsidel on nagu teatud tööriistad, teatud praktikad, et neid asju vältida, et kõige nagu populaarsem võib-olla sellest ongi siis nagu GitOps, et GitHub, GitLab, eks ole, sinna saad teha nagu ilusad pipeline'id püsti ja nagu vältida nagu neid probleeme. Et noh, nii palju, kui ma olen turul näinud, siis nagu see on see töö, mida DevOpsidelt täna kõige rohkem oodatakse. Ja teine asi tegelikult siis ongi seotud nagu pilvelahendustega või nagu pilve väljakasvamisega. Et Amazon, Azure, Google, et ütleme, et kui üks nendest on nagu hästi selge, siis nagu see üldine loogika DevOpsi koha pealt on jälle nagu suht sama, et nagu tööriistad on samad, näiteks Terraform, mida me nüüd näemegi, et see nagu loogika on sama ja kuna seda ma olen ka teinud nagu 3 aastat järjest on tekkinud siuksed nagu hea kogemus või praktika nagu, kuidas mida teha, et siis nagu sellega keskenduma ja siis site reliability engineering, et see on jälle, noh, ütleme, ei ole nagu ainult nagu jälle sihuke cloud'i põhine teema, aga jälle cloud ilmselt kipub seda soosima. Või siis, kui keegi ka nagu Kubernetes stack'i peal, et hästi mugav ja viis kiiresti jälgida, mida sul teenused teevad. Ütleme, monitoorida seda, saada aru, kuna nüüd midagi aia taha läks. Et kuigi see ei ole tavaliselt otse DevOpsi ülesanne, siis suht sageli on see, et kui sul on DevOps majas ja ei ole nii suur ettevõte, et võtta nagu eraldi endale SRE-d majja, siis DevOps teeb selle ka ära, nii et seda ma olen ka pidanud tegema, et peaaegu iga Nortali projekt, mis oli, siis ma olin selles rollis ka. Nii. Ja siis ma olen välja toonud seda, et nagu erilahendused, sest noh, kui ma räägin nagu need CI/CD, need asjad, siis peamiselt on nagu meil mõttes need veebiteenused, aga tegelikult on päris palju nagu muid teenuseid, kus DevOps teadmised või nagu see kogemus tuleb kasuks, et nagu näiteks ongi see, et paljud IoT lahendused, mis tahavad nagu võimestada ennast nagu jälle mingi pilveteenuse kaudu, et ongi see, et nagu kogutakse datat, saadetakse kuhugi pilve, seal tehakse omad asjad ära, eks ole, ja nüüd nagu need andmed lähevad edasi kuhugi muusse seadmesse või nagu sinna, kus need on nüüd nagu töödeldud, kui vaja. Et tean isegi, et Volkswagen on oma nagu autodel selle, kuidas ma ütlen siis, elektroonilise arhitektuuri laas ümber nagu disaininud või disainimas seetõttu, et nad saaksid ka näiteks nagu cloud'i võimekust kasutada, sellepärast, et kui sul auto kompuutri võimekus mingi hetk nagu jääb hätta, siis noh, ma ei tea, auto eluiga ikka ongi 20 aastat vähemalt on, et siis noh, nagu keerukas ja ütleme, seal tulevadki jällegi nagu need DevOpsi teadmised tulevad kasuks, nii et see on see koht, kus me ei saa ette öelda, et kuidas me teile lahendust pakume, me nagu lihtsalt peamegi ära kuulama teid ja siis me saame nagu näha, ütleme, millised on kõige paremad lahendused
kui palju me nagu saame ja oskame nagu ise ära teha ja kui palju me soovitame võib-olla kuskilt mujalt teha nagu. Et nendele asjadele me nagu spetsialiseerume ja põhjus, miks ma hakkasin nendele spetsialiseeruma, oli see, et ma nagu Nortalis nägin päris palju seda, kus võetakse nagu projekti, võetakse arendustiim ja sageli eeldatakse seda, et ongi sul üks arendaja, kes teab DevOpsist rohkem nagu. See töötab ainult nii palju, kui sul on juba olemasolev lahendus DevOpsi poolt kellegi poolt üles pandud. Et ütleme, sul on näiteks, sul on kuskil toimiv Kubernetese klaster, nagu hallatud, dokumenteeritud, kuidas seda hallata, eks ole, Helmiga käivad teenused püsti. No siis on see, et kui vaja on mingeid muudatusi või asju teha teenusi, siis ütleme, teadlikumad arendajad saavad sellega ilusti hakkama, et see ei ole probleem. Aga nüüd, et see näiteks klaster, et kui see on nagu enda riistvara peal, et see saada püsti niimoodi, et see kogu aeg ei põleks, eks ole, või nagu Helmiga asjad nagu, noh, ütleme, rakendused, asjad korralikult nagu normaalselt organiseerida. Selle jaoks on vaja DevOps teadmisi, seda ma lihtsalt olen näinud nii palju, et jällegi nagu teinekord läinud jälle projekti kuhugi ja vaadanud, et jah, teoreetiliselt asjad on üleval nagu, aga nendest on kas nagu võimatu aru saada, kuidas nad nagu funktsioneerivad, sest ütleme, nii palju on igal pool nagu mööda ilma laiali. Või siis ongi see, et need töötavad nagu läbi nii paljude häkkide, eks ole. Ja ütleme et kui keegi räägiks mulle, et okei, tema Kubernetese lahendused töötavad läbi häkkide 10 aastat tagasi või Terraformi puhul, eks ole, mingi 5-6 aastat või 10 aastat tagasi, eks ole, kui need API-d ei olnud nagu nii stabiilsed, siis ma ütlesin, okei, jah, ma saan sellest aru, et ei ole kõik vajadused kaetud, sa pididki tegema häkish lahendused, aga tegelikult täna on nagu näiteks Kubernetes ja Terraform, need on nii stabiilsed, nii et kui keegi kasutab häkish lahendusi, siis ta lihtsalt ei ole jõudnud teemasse süveneda ja seetõttu on lihtsalt nagu võtnud siis, ütleme, oma teadmiste pealt kiirema lahenduse välja töötanud nagu. Ja see on probleem, sest see tehniline võlg hakkab tohutu kiiresti nagu kuhjuma. Ja seetõttu see, mida ma nägingi nagu Nortali projektide pealt, et kui mina panin mingi asja püsti ja oligi, et see oli nagu püsti pandud ja võib-olla nagu poole aasta jooksul korra küsiti minult, kuule, kuidas see käib, kas ma teen seda õigesti nagu. Et DevOps ei pea olema see, kes nagu, ütleme siis selle agiilse loogika järgi peab kogu aeg nagu sabas või kaasas jõlkuma, eks ole, nagu stand-up'ist stand-up'ini nagu sprindis kogu aeg olema nagu. Et tegelikult DevOps saab panna nagu normaalse korraliku lahenduse püsti ja pärast seda on tõepoolest nagu arendajatel võimekus seda nagu hallata ja ongi, võib-olla tuleb suurem muudatus, siis on nagu DevOpsi vaja ja nagu minu mõte oligi see, et pakkuda nagu ütleme selliseid lahendusi, et me tuleme, teeme ära ja nüüd on korras, eks ole, võib-olla nagu kui kõik on hästi tehtud, siis nagu aasta aega ta nagu rohkem ei näegi. Et nagu, ma arvan, et DevOps maailm tegelikult võiks nagu niimoodi töötada, sellel on see võimekus, sellepärast et pidada in-house DevOpsi lihtsalt see on kulukas, et see on nagu pidada in-house DevOpsi on kulukas, aga võtta endale nagu arendaja, kes natuke rohkem DevOpsist teab, see muutub ka lõpuks kulukaks, eriti kui lõuad lõpuks production'isse, et ma ütlen, ma olen seda nagu 3 aasta pealt kogu aeg näinud esimesest nädalast peale, et see nagu on nii, siis ongi see asi, mida me proovime lahendada, et me tuleme, teeme lahenduse, paneme püsti ja loodetavasti see funkab nagu pikka aega. Vot. Ja siis vist kipub olema see, et nagu ütleme, DevOps maailmas üks nagu lemmikud tööriist kõigil on Terraform. Et minule ta meeldib isiklikult sellepärast, et ta on tohutult lihtne kasutada. Et ma mäletan, et kui meil oli jutt Terraformi kasutamisest, siis ma võtsin omale ühe päeva, tegin mingid näited läbi ja pärast seda oligi see, et lihtsalt loe dokumentatsiooni ja hakka otsast kasutama nagu. Et ei olnud kuidagi nagu midagi keerulist. Aga mis see Terraform siis täpsemalt on ja miks ta nagu nii väga kõigile meeldib? Esimese asjana on see, et ta on nagu infotaristu koodina. Et ma julgeks öelda, et see on DevOpsi põhialus, et sul on nagu taristu eksisteerib koodina ja üldiselt deklaratiivse koodina. Et jälle see on see, et kui me võtame näiteks Amazoni näite, et tegelikult Amazonil on, eks ole, CLI olemas ja ma võin teha ilusad bash scriptid, mis paneb järjest, eks ole, CLI kaudu või
näiteks Pythoni skripte STK-ga paneb kõik nagu ilusti ülesse. Aga see ei ole deklaratiivne, see ei väljenda seda, milline mul see hetkeseis, vaid see hakkab kogu aeg uusi ressursse looma nagu. Ehk siis no, ta on nagu nii-öelda imperatiivne kood. Aga deklaratiivse kooli eedis on see, et kui mina lähen vaatan kellegi võõra koodi, siis ma saan aru, okei, ahah, see on püsti pandud nii, see on seal niipidi, eks ole, noh, see on naapidi. Ma saan kohe nagu ülevaate, mis toimub, nagu mul ei ole vaja mingit arhitektuuridiagramme, asju, need arhitektuuridiagrammid on tavaliselt asjad, mis lähevad kiiresti out of date nagu. Ja mul ei ole üldse nagu seda vaja, ma loen nagu koodi ja tavaliselt sellest piisabki. Ja ma nagu hiljem räägin, toon veel nagu mingi näiteid, kus see on nagu tohutult olnud kasuks. Siis teine asi Terraformil on hea, et noh, ütleme, kuna ta nagu näitab infrastruktuuri või taristut koodina, siis ta peab nagu selle seisu ka endal kuskil hoidma. Eks ole, et noh, kui ma muudan seda koodi, eks ole, nüüd on asjad muutunud. Aga nüüd Terraform on see, et Terraform peab aru saama nüüd, et okei, praegu seis on selline, sinu kood on selline, okei, sellised muudatused peaks tegema nagu. Ja Terraform saab selle state'i haldusega nagu väga hästi hakkama. Et võib-olla ma ei tea, kui keegi teist on kasutanud Amazoni. Amazonil on sarnane asi nagu CloudFormation, Amazoni enda tehtud nagu. Ja Amazon ei saa selle state'i haldamisega, see CloudFormation ei saa nii hästi hakkama. Et päris palju asju on sellised, et sa pead lihtsalt ise teadma, et sellel ressursil state'i ei jälgita. Ja näiteks iga kord, kui sa deploy teed, siis sa tead, mul on need 4 muudatust. Okei, need 4 muudatust on need, mis iga kord tulevad, eks ole. Mis on nagu suht nagu ebameeldiv tegelikult, kui sa nagu lähed jälle mingi production'isse, et ma mäletan, kui ma olin Everypace töötanud 3-4 kuud, siis ma tegin esimest korda production'i nagu deploy. Siis ma näen, et tuleb 6 muudatust, kuigi ma tean, et ma planeerisin ainult ühte nagu. Ja siis oli küll nagu igimoll esimest korda otsa ees nagu. Ja nagu pikka aega ikka siuke nagu noh, hirmutav tunne oli. Et aga Terraform saab selle state'i haldamisega nagu palju paremini hakkama. Ja ta nagu back-up'ib seda state'i ja noh, siis state'il on nagu erinevad veel võimalused, et näiteks lockimine, et mis on see, et ütleme, et kui mingi 2 meest teevad samal ajal deploy, võib-olla see state'i taustal uuendatakse, eks ole, et siis ei juhtu seda, et eks ole, 2 arendajat korraga kirjutavad state'i ja siuksed asjad. Et nagu Terraformil on see nagu päris hea ja päris nagu stabiilne. Ja siis Terraformi siuksed asjad nagu providerid. Ma ei osanud sellist nagu eestikeelset head vastet tuua, aga ühesõnaga moodulid, mis võimaldavad sul siis üle API nagu teenustega suhelda, et noh, näiteks siin näitel me kasutamegi täna Amazoni providerit ja Pilvio providerit, mis siis suhtleb ja siis see provider suhtlebki Pilvio teenusega ja Amazoni teenusega. Aga neid providerid on tegelikult metsikult palju, et näiteks isegi ütleme Slackis, Jira's, Conference'is saad nagu kasutajaõigusi Terraformiga hallata, mis võib-olla nagu mingi väiksel skaalal tundub nagu overkill, aga näiteks kui ma töötasin Veriffis, siis ma nägin nagu, kui kasulik see on nagu, et noh, ütleme need, kes jällegi Amazoni kasutavad suurel skaalal, siis on see, et sul on nagu palju erinevaid kasutajaid, et noh, sageli ongi see, et eraldi keskkond on eraldi Amazonis kasutaja. Ja siis mingi hetk on see, et need erinevad kasutajad, erinevad regioonid, erinevad virtuaalsed võrgud, need tahavad kuidagipidi omavahel suhelda, eks ole, võib-olla nagu arendaja tahab näha, mis testkeskkonnas toimub, eks ole, nii edasi ja nii edasi. Ja ilma Terraformita nagu ma arvan, et nagu see oleks isegi võimatu hallata, et nagu süsteemi administraatorid lihtsalt nagu viskaks lahkumisavaldusi lauale, et elu sees ei teeks seda, aga Terraformiga oli see, et see oli vahepeal nagu mingi 2 rida kuskil koodi muuta ja ongi olemas, sul on nagu VPC piiring on olemas, kasutajad saavad nüüd mingi õigused mingi teise keskkonda, teise võrku nagu, et see oli nagu ülilihtne nagu, et eriti kui nagu ettevõttel on keeruline infrastruktuur või ettevõte natuke suurem, siis need erinevad providerid, et noh, need tulevad hullult kasuks, et eriti kui teenused võivad olla nagu omavahel seotud. Et noh, juba rääkisin nagu ütleme nendest eelistest nagu, et mis on suurtel ettevõtetel kasu ja nende provideritega. Aga kui ma räägin nüüd nagu DevOpsi perspektiivist, siis kõige suurem kasu ongi see,
ütleme, koostöö erinevate inimeste vahel. Et kui ma läksin Veriffi tööle ja noh, Veriffis ma töötasin andmebaaside insenerina ja seal oli noh, metsik Terraformi koodi, eks ole, ees ja noh, suur ettevõte ka, täiesti arusaadav nagu hunnik andmebaasi asju, eks ole. Selleks, et sisse elada, ma lugesin Terraformi koodi, kui mulle anti mingi ülesanne, ma leidsin Terraformi koodist selle õige koha ülesse, vaatasin, kuidas varem oli tehtud, eks ole. Kui mingeid asju oli kuskil muud moodi juurde tehtud, noh siis seda pidid küsima. Aga nagu muus osas oli see, et mul oli nagu 90% oli kohe nagu ülevaade ja see vastas reaalsusele. Ja ütleme, selle koodi lugemine võttis mul mingi noh, 1-2 tundi. Et kui me võtame nüüd näiteks võrdlusena selle, et keegi on sul need, ütleme, andmebaasid näiteks teenusena üles pannud käsitsi, eks ole, teinud kõik installid, asjad ära, no siis on päris keeruline aru saada, mida ja kuidas see inimene seal tegi. Et kas sul on kuskil mingi proksi vahel, kus sul on load balancer, kõik asjad nagu see, ütleme, sul lihtsalt peab see inimene kõrval olema. Ma ei ole nagu näinud sihukest nagu head või nagu head muud varianti, et ütleme enda kogemuses kõige parem näide oli meil see, kui meil oli noh, Amazoni CloudFormationi peal oli kogu stack üleval, välja arvatud logiserver ja logiserver oli see, mida keegi ei puutunud 2 ega 3 aastat, sellepärast et selle pani kunagi üles üks administraator, keda enam ettevõttes ei olnud. Ja see, mis seal toimus nagu, see oligi see, et see oligi lõpuks, noh, me pidime sellega tegelema, nagu ei saanud kuidagi edasi lükata tehnilist võlga. Ja see oligi see, et nädal aega lihtsalt otsimist ja kõige hullem oligi see jälle, et kuskil olid mingid eraldi reeglid, mingid asjad ei olnud tõstetud nii-öelda traditsioonilistesse kohtadesse. Ja siis ongi see, et mingid katse-eksitusmeetodil, ahah, kuskilt läheb katki, okei, kuskil peab mingi konf veel kuskil mingi vahel olema, et nagu noh, Terraformiga ja oleks olnud nagu suur osa juba sellest välditav nagu. Aga noh, muidugi mitte kõik, et Terraform ei nüüd provisioneeri masinaid üldiselt, välja arvatud nagu mingid siuksed lihtsamad asjad. Ja Terraformi kood on pärast pikka aega loetav. See on ka võib-olla see arenduses on see, et kirjutada oma koodi valmis ja siis noh, ma ei tea, poole aasta pärast, kes sa mäletad, mis see seal on nagu. Eriti kui nagu ütleme, et sa panedki kellelgi mingi WordPressi, mingi Nextcloudi, paned masina peale ülesse. Ise ka võib-olla ei mäleta aasta pärast, nagu, kus sa täpselt tegid nagu, et kõige hullem ongi see, et kui kuskil mingi asi parasjagu ei töötanud, sa tegid sellise kiire fix'i ära ja nüüd sa tuled aasta pärast, eks ole, ja nüüd sa ei saa jälle, mis asjad ei tööta ja siis sa nagu avastad, kuule, ma tegin selle mingi fix'i kuskil sinna vahele. Et jälle see Terraformiga nagu siukseid asju ei juhtu, see kood on endiselt seesama, ta on endiselt lihtsasti loetav nagu ja sa näed nagu, et ütleme, sa ei saa kirjutada Terraformiga spagetikoodi nagu kuskil võib-olla Javas või Pythonis. Et see nagu, see kood on nagu pärast pikka aega see kood on loetav ja ta ongi selles mõttes hästi ise dokumenteeriv, et Terraform kasutab enda seda HCL formaati. Osad ütlevad, neile see ei meeldi või et milleks seda uut formaati vaja, neil oli varem JSONis. Ma ei tea, JSONis ei olnud see üldse loetav, aga HCL on päris ilus ja loetav, mulle nagu endale hästi meeldib. Ja muus osas siis ongi, ta enforce ib nagu neid DevOpsi häid praktikaid. Et noh, ütleme, ongi sul infrastruktuur koodina ja kui sa tahad seda Terraformi hästi kasutada, siis sa pead kasutama nagu häid DevOpsi praktikaid, et muidu sul nagu muutub jälle tüütuks elu. Ja muus osas kiire arendus, et kui ma võtan näiteks selle, kui ma hakkasin testima seda Pilvio Terraformi providerit ja ma ei olnud seda kunagi varem kasutanud, siis ma läksin, vaatasin peale ja kuskil 15 minutit ja siis ma tegin nagu mingi näidis Nginxi serveri panin üles nagu ja kõik töötas nagu. Et just nagu see kiirus, et ütleme, et kui mul nagu juhtub midagi valesti, eks ole, et siis ma võtan kõik maha, muudan koodi ära, noh, panen uuesti ülesse, et nagu ütleme see, mul on võimalik puhtalt lehelt kiiresti alustada ja kiiresti asju üles panna ja seetõttu on nagu sihuke, noh, ütleme, asjade testimine on ka nagu oluliselt lihtsam. Et ütleme, võib-olla nagu ütleme, et paljudes asjades võib-olla see nagu subjektiivne, aga see on see, mida ma olen näinud, et inimesed nagu kirjutavad ka Terraformi kohta. Vot, ja tegelikult nüüd ma võingi siis näite juurde minna. Nii, Terraformi kood, kas te näete kõik?
ma panen äkki suuremaks. nii, nii, et kui ma vaatame kõigepealt tõesti seda Terraformi seda, ütleme siis põnevamat osa, et mis me siis täna teeme, on see, et nagu ma panen Nextcloudi ülesse ja siis ma teen Nextcloudile, teen selle eraldi selle, noh, kuidas ma nüüd nimetan selle pilvi S3 peale. Ehk siis external store on see, et nagu ütleme eraldi koht, kus nagu faili hoida ja siis ma nagu näitan ka seda, kuidas Pilvio S3 saab selle jaoks kasutada. aga kui me vaatame nüüd seda koodi, siis siin kirjeldatakse seda, millist nagu seda Terraformi ressurssi ma kasutan. Ja noh, siis on siia ise pandud nimi, eks ole. Noh, praegu on siin veebiserver nimega Nextcloud. Siia läheb peale, eks ole, Ubuntu. Et see ongi see, et praegu ma nagu võib-olla isegi nagu meelega ei tutvusta seda, mida need kõik Terraformis tähendavad, vaid põhimõtteliselt nagu loekski nagu mingit raamatut või dokumentatsiooni, et ma näen, et vot siin on nagu veebiserver nimega Nextcloud, operatsioonisüsteem on Ubuntu 22, mälu, noh, et ütleme, et ta on nagu suht nagu loetav nagu raamat. nüüd võib-olla nagu see osa siin, ütleme, võib-olla ei ole kohe nii nagu loetav, kui keegi ei ole nagu puutunud kokku varem cloud init'iga. aga noh, kui me vaatame, et siin on näiteks kirjas package'is Docker.io, siis tõenäoliselt, mida ta teeb, on see, et ta installib nagu Dockeri siia peale ja seda ta nagu ka teebki. Ja siis run cmd run command pannakse lihtsalt Dockeri see konteineri tööle. vot ja noh, niimoodi see nagu kood edasi lähebki, et siin reserveeritakse IP meile Pilvio cloud'ist ja siin pannakse see IP, siis avalik IP pannakse külge masinale. et ma ei ole nüüd kindel, kas ma nagu veensin sellest, kui nagu lihtne on nagu lugeda, aga mulle endale nagu noh, siiamaani tundub nagu, et sihuke, ütleme, ta näeb nagu välja umbes nagu dokumentatsioon ja see nagu struktuur on sihuke hea ja lihtne. ja teine asi, mis me siis teeme täna, on see, et me kasutame ka nagu Amazoni nii-öelda seda provider'it, sest Amazonis on nüüd see Starling Scriptsi domeen on Amazonis. ja siin näites ma teen ka selle nagu läbi, et me paneme oma domeeni peale, paneme nagu püsti selle Nextcloudi teenuse ja selleks peab siis Amazoni tegema nagu oma aladomeeni ja noh, siin on see kood, mis näitab, mis seda teeb. et oma sisult on see juba nagu nii-öelda multi-cloud lahendus, ehk siis ma kasutan ühelt poolt Amazoni, teiselt poolt Pilviot nagu. ja noh, ma ütlen, see on suhteliselt lihtne, ütleme, et kui nagu enam-vähem Terraformi süntaks on selge, siis loed dokumentatsioonist, lähed ja võtad Amazoni provider, võtad selle ette ja lihtsalt nagu kirjutadki need väljad, täidad need väljad, mis sul on nagu nõutud, nagu keegi annab sulle vormi ette ja täidad ära ja kõik nagu. ja siis noh, siin on nagu nüüd võib-olla näete sellised asjad nagu var, noh, see viitab muutujale, mis meil on kuskil defineeritud, noh, siin, eks ole, siin on defineeritud, millised need muutujad on. ja noh, ma ütlen, ma üldiselt võib-olla nagu liiga palju süvitsi lähed, võib-olla kui teil on küsimusi, et küsige nagu, et ma nagu katsun mitte teha nagu sellest sihukest nagu Terraformi tutorial'it, vaid rohkem näidata seda nagu, milline on selle võimekus. kuidas? ma ütlen ühesõnaga, kui sul no, esimese hooga, kui ma mõtlen, on see, et
tõenäoliselt sul on nagu ütleme erinevad ressursid siis, et ma ei tea, üks teenus on Amazonis, üks on Pilvios, eks ole. Noh, siis need teenused pead nii või naa ära kirjeldama, eks ole. Et noh, sõltumata sellest, kas nad on nüüd nagu multicloud või mitte, et kui sul oleks nad mõlemad Amazonis, sa kirjeldaks need 2 eraldi teenust ära. Ütles, et ühe teenuse kirjutab Pilvios. Okei, kui on nagu ümber vaja teha, siis on see, et see sõltub sellest provider'i syntax'ist ja tõenäoliselt nüüd on see, et jah, see Pilvio ja selle Amazoni näiteks, kui noh, me võtame nüüd selle sama näiteks ütleme virtuaalse masina ressurssi, et noh, see on see Pilvio VM, see on Pilvio virtuaalse masina ressurss ja siis noh, siin sa näed, kuidas neid kirjeldada, eks ole. No näiteks niisugust asja nagu OS name, OS version, eks ole, Amazonil ei ole, nagu Amazonil on oma nagu see provider'i loogika. Ehk siis selles tähenduses nad, kui sa nagu tahad üle tuua, siis on see, et seesama koodi ei saa nagu eriti kuidagi korduv kasutada. Ma kujutan ette, selles mõttes kujutan ette, et võib-olla teoorias oleks see võimalik, aga vaata, see hakkabki nüüd sõltuma sellest, et kuidas Pilvio pakub oma teenuseid, eks ole, ja kuidas Amazon pakub. Et Amazon võib sul pakkuda nüüd ütleme mingeid asju teistmoodi kui Pilvio ja Google ja Azure samamoodi. Et noh, tegelikult juba Amazon selles mõttes hea näide, et võib-olla nagu ütleme nagu virtuaalmasina ressurssidel kohe suur erinevus on see, et Amazonil on niisugused asjad nagu security grupid, mida vist ongi see, et mis on ainsad nagu Amazonil ja need on niisugune teistsugune viis nagu seda, kuidas ütleme, võrgu turvalisust tagada ja näiteks Amazoni virtuaalmasina peavad kuuluma kuhugi security gruppi. Kuna teistel seda ei ole, siis noh, sa ei saaks nagu isegi teha seda. Ehk siis Amazon nagu haldab oma või ütleb, tahab, et sa haldaksid oma nagu virtuaalmasinat teistmoodi, et seetõttu nagu isegi ei saa, noh, raske on niisugust leida kuidagi niisugust üks-ühele niisugust lahendust, et lihtsam on päeva lõpuks, et sa lihtsalt vaatad selle konkreetse teenuse provider'i selle struktuuri ja täidad selle järgi ikkagi. Et ühesõnaga võib-olla vastus on see, et siis pead ikkagi koodi ümber kirjutama, kui sa tahad ühest kohast tuua. No ma mõtlen jälle selles mõttes nagu Terraform on üks, noh, ütleme, et siin on jällegi, eks ole, noh, see on see asi, mis suhtleb Amazoniga, see on asi, mis suhtleb siin kõik täielikult Pilvioga nagu. Ta on selles mõttes, ta on mul nagu ühes Terraformis ja miks see võib-olla nagu oluline. Võtame siin selle. Siin ma teen Amazoni aladomeeni ja vaata nüüd ma tahan sellele aladomeenile öelda, et IP peale sa pead minema ja seda IP-d, see on see IP, mis ma olen andnud need siin sellele Pilvio masinale. Siin ma olen selle IP loonud. Nojah, aga noh, ütleme, kui need on kui need nagu ütleme omavahel on niisugused kopeeruvad asjad, et võib-olla Terraformides ütleks, et okei, tee mulle 2 tükki neid, ehk siis sa paneksid selle count, paneksid 2, siis niisugust asja jah, sul nagu ei ole võimalik teha, et siis sa pead nagu eraldi kirjeldama selle, et sul on siis üks Pilvios, üks selles. Jah. Et noh, ütleme Terraformi puhul ongi sul see, et noh, vaata, need siin ongi mul kirjas on required provider ja noh, siin on provider'id kirjeldatud nüüd, eks ole. Et Terraformiga ongi see, et ma saan, kuna neid provider'id ongi erinevaid, praegu on siin näiteks Pilvio Amazoni jaoks, eks ole, kui sul on nüüd mingi muu tavaliselt kuskil pilvega nagu seotud teenus, eks ole, noh jällegi ütleme, et kas isegi Jira, Confluence'i, Slacki õigused, eks ole, siis sa teed siin provider Slack, eks ole, Slacki provider on olemas, kirjeldad selle sinna alla, paned talle nagu vajalikud parameetrid, siis sa nagu haldad siinkohal mingi Slacki õigusi ka, eks ole, võib-olla nagu Slacki kanaleid, noh, nagu ütleme, mida iganes sul on vaja parasjagu hallata. Et kui ma nagu ühe korra vaatasin neid provider eid, siis
ütleme, niisugune võib-olla on hea näide sellest, kus ühes Nortali projektis oli tohutu kasulik, oli GitLabi provider. Seal oli see, et me töötasime suure kliendi jaoks ja neil mikroteenused, iga teenus on omaette GitLabi nagu Giti projektis. Iga projekt pidi olema tegelikult oma policy järgi tehtud ja kõige hullem oli see, et kui see policy muutus, siis oligi see, et vaene süsteemi administraator lihtsalt ta käis 30 Giti projekti läbi nagu ja tegi kõik käsitsi muudatused ära. Mis mina tegin siis oli see, et ma importisin kõik need Giti projektid GitLab provideriga Terraformi sisse ja policy'd ja kõik asjad olid seal nagu muuhulgas koodina ära kirjeldatud ja nüüd, kui oli vaja teha muudatust, siis tegid selle ühes reas selle muudatuse ära, Terraformiga panid asjad üles ja kõik nagu, et reaalselt nagu selline muudatus aitas reaalselt päevi kokku hoidma nagu. Et ja see, et minul see import teha, see oli minul kuskil nagu 1 päeva töö nagu. Ja no ütleme, et see probleem ei olnud isegi see, et see muudatuste tegemine oli aeglane, vaid reaalsus oli see, et inimesed teevad vigu, kui nad teevad asju käsitsi ja CI-d hakkasid, ütleme, kuidas ma ütlen, nad ei olnud töökindlad enam, et mingi hetk sul jälle ühel teenusel ei ole järsku õigusi kuhugi nagu pöörduda või midagi pannakse nagu teistmoodi käima ja ütleme, eriti kui sul mingi juba 30-50 mikroteenust, sa ei taha, et sellised asjad hakkaksid suvalisel hetkel nagu juhtuma, siis tuleb välja, kuule, keegi võttis seal kuskil mingisse gruppi õigused panevad ja midagi tegemata. Et see oli nagu niisugune näide nagu sellest nagu, kus nagu ütleme, niisugune provider, mis ei ole cloudi teenus, oli nagu kasulik. Ja ongi siis koodina nagu kuna siin ei ole palju koodi, siis see ei ole nagu grupeeritud, aga muidu Terraformiga siis saad nagu hakata seda järjest grupeerima mooduliteks. Moodulid on taaskasutatavad jupid nagu, et suurte projektide puhul on jälle see nagu tohutu kasulik või nagu eraldi keskkonnad, et nagu mingi test1, test2 nagu production keskkond, siis teed nagu nendest teenustest alamoodulid ja siis on neid nagu hiljem paneb kokku nagu Lego katse, et see oli nagu Verifis ka nagu mingi päris mugav nagu, et ma ei hakanud Terraformi koodi kõike nagu rullist otsast kirjutama, vaid ma vaatasin, mis moodulid juba olid ees ja oligi reaalselt teinekord kirjutad jälle mingi 4 rida koodi ja sulle tulevad juba mingi teenuste klastrid püsti, seepärast et need on varem nagu ära defineeritud mingite reeglite järgi. Ja siis siin failis on, eks ole, need ütleme siis nagu saladused sees, mis ei lähe nagu kuhugi koodi üles, need on nagu ütleme, minu arvutis reaalselt on see, et kui sul peab Terraformiga tõenäoliselt mingi CI/CD taga olema, kellel on olemas siis nagu saladused ja siis need on defineeritud siin niimoodi, ütleme ka suhteliselt lihtsalt, et siin on virtuaalmasina kasutajanimi, parool ja niisugused asjad. Et see ütleme, võrreldes mingi teiste mingi sarnaste tarkvaradega, nagu see, et Terraformiga on olnud kõige lihtsam nende, mis ma ütlen, saladuste haldamine, et see on ka alati nagu eraldi probleem, küsimus, kuidas neid hallata. Vot, ja Terraformiga on see, et teil on ka suurem. Kas vahepeal äkki tekiks ka mingeid küsimusi veel küsida? Et Terraformiga nüüd ongi see, et kui mul see projekt on siin kirjutatud, siis ma initialiseerin selle projekti ja siis ta tõmbab mulle need kõik vajalikud providerid ära, teeb nagu mingi esialgsed tšekid, kas mul nagu asjad on okeilt kuskil kirjeldatud. Ja siis, kui mul on Terraformil ka backend, mis tähendab siis seda, et seesama Terraform state, millest ma rääkisin, et muidu ta teeb mulle selle lokaalselt arvutisse faili, aga ma ei taha seda nagu oma arvutis hoida. Või nüüd oma koodina üles panna, siis see võib sisaldada mingit informatsiooni, mis ma ei taha, et koodis oleks ja nii edasi. Siis Terraformi backend on nüüd see S3 paket, kuhu see Terraformi state fail üles pannakse. Ja selle nagu paketi me oleme juba teinud. Ja selle me tegime ka siia pilvesse ja vot siin Terraform state. Ja kui ma praegu vaatan, siis ei tohiks selles state'is olla
midagi, midagi üldse põnevat, aga vaatame kohe. nii, ja see on praegu state, kus mul ei ole mitte midagi. Noh, ta näitab siin ainult seda mingit ajalugu, mis mul mingi varasemalt olen teinud, et eile õhtu testisin läbi kõik igaks juhuks, aga noh, siin on näha output, mingeid ei ole ressursse, tühilist asi, et praegu ei ole midagi. Et siis me saame, aga nagu see, kuna init nagu läks läbi, siis me teame, et see back-end töötab nagu, et siis järgmine asi ongi Terraformil niisugune asi nagu plan, saan vaadata, mida ta nüüd korraldama hakkab nagu. Ja siis see ongi nüüd see nagu sihuke Terraformi võlu. Ta ütleb mulle, mis ta tegema hakkab. Näed, Terraform teeb järgmised asjad. nii, Amazon Route 53, noh, see on see teenus, mis nagu haldab neid domeene ja sellega seotud rekordeid. Ja näed, siis ta ütleb mulle, ta ütleb mingid asjad, mida ta teab. Ta teab, et see, mul tuleb sihuke domeen nextcloud.startups.com ja eks ole, tüüp A, eks ole, noh, ja siis mingid asjad, mida ta teab alles hiljem. Ja niimoodi ta kirjeldab siis kõiki ressursse, mida ta nagu hakkab looma. Et nüüd, kui nagu teha muudatusi, siis ta on nagu eriti hea, et siis ta esiteks, ta näitab seda, kuidas ta planeerib neid teha, sest teinekord on oluline teada, kuidas planeeritakse muudatusi teha. ütleme näiteks, mul on üks server ja ma tahan selles teenuses, ma tahan mingeid asju muuta. Ma ei tea, kasvõi lihtsalt nagu ketast juurde panna. Nüüd on oluline teada, kas ta teeb seda niimoodi, et ta võtab serveri maha ja paneb uue suurema kettaga serveri püsti või ta teeb seal, ütleme, taustal nagu oma nagu vahetused ära. Et see on nagu, eriti Amazonil nagu paar korda nagu ikkagi lasime endale nagu jalga seljaga, et mingi teenus, mis me ei tahtnud, et käiks maha ja tuleks peale tagasi, vaid me tahtsime, et ta jääks sellisena alles, ainult muutuks ära, siis noh, see on nagu oluline teada, et noh, kas sul kukub teenus vahepeal maha 5 minutiks, tuleb uuesti tagasi või ta ei kuku nagu, eriti kui nagu lepingud on taga. Ja Terraform nagu ütleb sulle selle ära. Terraform, kui ta nagu hakkab siin midagi maha võtma, ta ütleks kohe, et okei, ma võtan selle maha ja loon uue asemele. Või ta näitab, et ma teen nagu muudatuse. nii, ja nagu praegu paistab kõik okei, siis selleks, et see peale panna nagu apply ja, ja noh, tegelikult ongi vaikimise apply, ta näitab juba ette seda, mis ta sulle planeerib teha, nii et kui sa paned apply ja ei mõelnud läbi veel, mis siin toimuma hakkab, siis ta näitab sulle sellesama teksti nagu ette. nii, nüüd hakkab otsast pihta. et praegu võib-olla siin ei ole nagu liiga, praegu paistab, et nagu kõike loob. ütleme, kõige suurem probleem võib-olla on see, et kui ta ei saa mingi kontoga ühendust või asja, siis ta kohe nagu hakkab kurtma siin, et sa andsid näiteks, ma ei tea, valed mingid paroolid või credential'id ette või kui ta ei saa nagu netiga ühendust või kui sa tahad teha midagi, mida ei ole võimalik teha. muidugi ma. see plan vaatab nüüd esimese hooga ka selle üle, ütleme nii palju kui võimalik, et kas tal on üldse võimalik siukseid asju teha. ja siis ütleme, kui see Terraform ebaõnnestub, siis ta võtab asjad tagasi, ehk siis sihukest olukorda ei jää sulle, ütleme noh, ja praegu ongi näiteks selle, ütleme täpselt selle nagu näitega, et ma kasutan siin Amazoni, ma kasutan pilvi, et ütleme, kui mul näiteks Amazoni alamdomeeni tegemine ebaõnnestuks, siis ta ei pane seda Nextcloudi serverit mulle püsti ka nagu. ja ta ütlebki, et kuule, sul kogu kupatus praegu ei funka. jah, jah.
siin ongi nüüd see state'i loogika, et praegu meil oli tühistate. Kui mul oleks praegu olnud, ütleme, mingid teenused ees, et ma ei alusta nagu nullist projekti, mul on nagu mingi kolm teenust. Nüüd ma liiks cloud'i juurde, eks ole. Nüüd ta hakkab seda nagu Nextcloudi tegema ja ütleme, et ta nagu plan'i käigus ta ei avastanud veel mingeid konflikte. Aga nüüd ütleme nagu tegemise käigus ta avastab mingi konflikti, ta võtab sinna viimasesse state'i tagasi, mis tähendab seda, et näiteks ta panigi võib-olla Nextcloudi mingeid asju ülesse, vaatas, okei, ma ei saanud Amazoni teha seda aladomeeni, midagi on ikkagi nagu viltu. Ta seda aladomeeni ei tee, need Nextcloudi ressursid, mis ta hakkas pilvesse tegema, need ta võtab tagasi ja siis mul on see kõige viimane state, kus mul oli see 3 teenust üleval. jah, no ütleme Terraformi puhul on see, et ütleme, kui me nagu räägime mingit komplekssematest näidetest, kus on see, et näiteks ütleme, Terraform ei saa hästi aru, mis järjekorras asju peaks tegema, kui sa tahad neid ümber prioritiseerida, siis seda saab ka teha. Ja jällegi, ütleme, kui sul on keerulised näited, ütleme, võib-olla nagu ongi jah, see näide, eks ole, et ma tahan mingit masinat muuta, eks ole, ta muudab selle masina ära ja siis kuskil mingi kolmas asi fail ib ja nüüd selleks, et tagasi rollida tagasi selle algse state'i peale, ta peab selle nagu masina tagasi muutma, ehk siis nagu see masin lõhutakse mitu korda maha. Siis siin ongi see võib-olla, et kui sul on nagu niisugused keerulised näited, siis peab olema, ütleme, see teadmine, et see teadmine provider teeb ehk siis helistatud, võib-olla sa tahaks nagu ütleme asju hakata, ütleme siis võib-olla seda konkreetset teenust niimoodi üles panema, et seda masinat ei lõhutaks ära, kui ei ole ilmtingimata vaja. Või siis sa nagu mõtled selle läbi näiteks, et sa teed nagu kõigepealt selle masina nagu muudatused ära ja siis hiljem nagu teed mingid asjad muud järgi, et ütleme mingist hetkest ja see tuleb siis nagu keerukusega juurde nagu, et siin ei ole nagu mingit sihukest üldlahendust nagu öelda, aga see tuleb nagu keerukuse juurde, kus tuleb siis hakata nagu läbi mõtlema, et okei, kõigepealt sa tead, kuidas Terraform neid asju teeb ja siis vastavalt nagu ärivajadusele nagu planeerid seda, et see ma ei ole veel isegi nagu rõhutanud, aga nagu mulle tundub, et DevOps maailmas nagu rõhutatakse seda nagu liiga vähe, kui oluline on nagu lähtuda eelkõige sellest, mis on nagu ärilised vajadused. Et isegi kas ütleme nagu mingi automaatika püsti panemisel on see, et kas sul on vaja seda, kas sa tahad iga päev hakata deploy'ma, tegema muudatusi või reaalsus on see, et tegelikult sa võid korra kuus või korra 2 kuu jooksul teha seda, et nagu sellest lähtuda ja siis mingi hetk nagu DevOps peab olema nagu piisavalt nagu arukas siis, et saama aru, kuule, me ei taha tegelikult, et see teenus hakkaks nagu risti-rästi maha käima, eks ole, kui meil midagi ei õnnestu nagu. Vot vahepeal see, ütleme, Nextcloudi server läks püsti ja Nextcloud on nagu, ma olen ise ka nagu vaatasin nagu uskumatult nagu, kuidas ma ütlen, hea kasutaja kogemus nagu administraatori jaoks. Et selle nagu algse selle peale ta viskas mulle kohe püsti nagu setup'i, kuidas teha. Ja siis ma saan nüüd administraatorina sisse minna. Ja noh, ütleme siis nüüd kui Nextcloudi siseselt mingid nagu jupid ära teha. Nii, ma pean talle andma. Nii, nüüd ma annan talle nagu aladomeeni ette Nextcloudile, ütlen, et hakka kasutama seda aladomeeni. Need saab tegelikult öelda talle ette ära, kui annad kaasa nüüd, ütleme siis deklaratiivsed konfiguratsioonifailid, et need saab ka.
nüüd ongi võib-olla see koht, kus nagu me hakkame jõudma selle nagu Terraformi kasutamise piiri peale, et kui palju nagu Terraformist teha nagu seda nüüd masinate provisioneerimist nagu ette. Et tegelikult Terraformis saab jällegi kõike teha. Et siin, eks ole, run command ja siis ütleme see cloud init, see on see, ütleme sihuke Linux, kõikidel Linuxi masinatel sees praktikat siin saab kirjeldada, eks ole, aga siis on see, et noh, see kirjeldus võib hakata nagu minema tohutu pikaks, et siis ongi see, et siis võib-olla mõtled võib-olla nagu kuidagipidi teistpidi parem teha või nagu teistviisi parem teha. Et aga nagu Terraformiga saaks, et kuskil siin peaks olema mingi write file sektsioon, siis sinna kirjeldaks ära nagu selle konfiguratsiooni. Ja siis on see, et kui Nextcloud läheb püsti, ta näeb, see konfiguratsiooni fail on olemas, ta loeb siis sealt kõik need asjad ette. Et muidu on võimalik küll, jah. Nii. Ja nüüd ütleme, paljude teenuste puhul on jällegi see, et nagu tahakski asju niimoodi teha. Nii. Et jah, ütleme jah, iseenesest see on see, et see oleks nagu justkui see osa, mida muidu süsteemi administraatorid teevad ja tavaliselt DevOps loogika järgi sa tahaks, et see käiks nagu automaatselt. Aga võib-olla siin on jällegi ongi see äriküsimus, et kui palju sa tahad, et sinu nagu Nextcloud, kus võib-olla hoiad mingi ärifaile nagu asju, kui palju sa tahad, et see nagu maha ja nagu üles käiks, et iseenesest kui nagu näiteks ongi external storage ja storage on kõik olemas ja nagu jääb alles, siis sul ei ole nagu seda probleemi, siis on sul see, et sul lihtsalt teenus liht vahetub, eks ole, failide asjad sinul on kogu aeg niimoodi hoitud nagu. Et aga nagu küsimus ongi see, et kui palju selle järgi vajadust on, sest ütleme, kui võib-olla see nagu hästi üles pandud, siis ei tohiks see nagu probleemi tekkida. Nii. Nüüd ta natukese mõtleb, kas keegi on kasutanud teist varem Nextcloudi ise? Uskumatult võimekas teenus, kui ma nagu ise süvitsi vaatasin ka, et noh, need, kes kasutavad seda Google'i Suite'i, siis noh, suht täielikult nagu peaaegu asendab seda nagu, kui vaja. Me võime korra vaadata seni, kuni ta siin mõtleb. Võime vaadata, mis nagu siin pilves juhtus. Et nii, me näeme, et siia tuli üles masin. Kas mul on võrguga probleeme? Keegi ei ole sinna chati kirjutanud. Ühesõnaga, praegu näed nüüd nagu meetrikad ka, eks ole, noh, me näeme, et siin näeme CPU kasutus oli kõrge, see tähendab, et ta tõenäoliselt hakkas neid konteinerid, näed, hakkaski neid konteinerid tööle panema, et ka siit on hea näha, et tohutult teeb tööd. Ja noh, siuksed nagu üldised kirjeldused, mis võib-olla siin nagu administraatorile huvitavad. Noh, siit me näeme, et tehti talle ka nagu eraldi IP, see oligi see, üle mille me nagu ühendasime see. Ja noh, siis storage koha pealt, et nüüd me saame näha, kuidas muutus see, milline see state nüüd välja näeb. Terraformi oma. Nii. Vot ja nüüd siin on siis kirjas see seisund. Ja see seisund nagu, mis Terraformi jaoks on siis kõige viimane. Ehk siis, kui ma nüüd muudan koodi ja teen uuesti apply, siis Terraform võtabki, vot see on see kõige viimane seis. Kui midagi läheb ebaõnnestub, siis siit kirjelduse järgi paneme tagasi selle seisu, mis oli kõige viimane. Ja siis ta siin ütleb mulle näiteks, et eile oligi kohe nagu hea kasutada selle debugimise jaoks, et kui ma kasutasin oma Amazoni ressursse, siis mul olid nagu
credential'id olid teise konto omad, ehk siis ta tegi selle aladomeeni mu vana konto peale ja ma ei saanud aru, mis nüüd probleem oli ja siis ma sain kohe siit vaadata, vaatasin, et see Sony ID, mis siis viitab sellele, kus see aladomeeni olema peaks, et see oli vale. Et nagu ka debugimise jaoks ja kui me nüüd vaatame need sensitive attributes on veel see asi ka, et need asjad, mis ma olen märkinud sensitiivseteks, ehk siis mida ma ei taha, et näiteks vot noh, parool ja kasutajanimi, virtuaalmasin on sensitiivsed asjad, ma ei taha, et need kuhugi logitaks, kuhugi üles pandaks, et näed, siin ma ütlen neile, et vot see on sensitiivne ära nagu seda üles pane ja state'ida ka seda ei näita. Et need on nagu varjatud. Ja noh, selline see state nagu välja näeb ja see on siis Terraformil nagu sihuke töö alus. Et miks see nüüd lokkimine on nagu huvitav, on see, et vahepeal, kui ma Terraformiga tegin ja hakkas tagasirullima võttis kaua aega, sest et ei saanud lihtsalt mingi teenusega ühendust ja ma teadsin, et ei saa selle teenusega nagunii ühendust, ma ei viitsinud oodata 5 minutit. Ctrl+C-ga lõpetasin kähku ära. Mis siis juhtus, oli see, et Terraformi state oli tühi. Ehk siis Terraformi state oli nagu uuendamise seisus ja ma nagu cancel dasin kõik ära vahepeal ja ta ei teinud seda Terraformi state'i, ei pannud nagu varasemasse tagasi ka. Ja sellist asjad vastu ongi siis nagu Terraformi lokk nagu, et siuksed asjad ei saaks juhtuda. Et noh, kui need arendamise käigus juhtuvad, siis pole hullu. Aga muus osas võib olla nagu hullu. Ja no ütleme, et kui mul oleks isegi täna see juhtunud, siis Pilvio S3-l on nagu bucket versioning olemas. Kusjuures fun fact, Amazoni selle S3 SDK või CLI sobib väga hästi kõiki nagu Pilvio ressursside haldamiseks ka. Et no ütleme, et kui mingi olukorras peaks vaja minema või ütleme, et me nagu selle bucket versioning'i see panime ka niimoodi peale. Et sobib väga hästi. Ja või siis ütleme Terraformi back-end'i kirjeldamiseks ka sobis hästi. Nii, eelduslikult võiks, jah, see on valmis. Ja nüüd peaks nagu Nextcloud olema. Siin ta kuskil mulle ütles nüüd paroolid ka. Ma võtan selle maha, nii et varsti, et see. Kuidas? et nii. Ja selline see Nextcloud on ikka, ütleme, siukse vaba vara kohta ikka nagu üllatavalt fancy asi. Nii, ja siis lisan selle siis nagu selle eraldi external storage'i ka siin. Nii, ma pean omale ka juhendi ette võtma. Vist ei mäleta. Seda saab käinud kolmikaliga. Jah, no ma ei hakkagi seda praegu seetõttu ka eraldi panema, et see on siis juba nagu Nextcloudi enda spetsiifika nagu, et ükskõik nagu no ütleme, missugune nagu teenus sul on, et ma ei tea, kas on lihtsalt mingi Nginxi server või sul on mingi Java rakendus töötab seal taga või nagu ütleme, ükskõik teeb, et siis see hakkab tulema juba selle teenuse enda spetsiifikast, kuidas sa saad asju nagu deklaratiivselt teha. Et kui sa saad asju deklaratiivselt teha, siis sa saad seda ka Terraformiga teha. Et tead, muidu ma vaatasin, Nextcloudil oli see võimekus tegelikult täiesti olemas. Aga jah, korra näidata just seda osa ka, et siis kuidas
saab kasutada seda Pilvio S3. üks nädal story, vot ja nüüd selle võimaldan, siis lähen siia, peaks nägema siit external storage ja noh, siis saangi lisada ja noh, siis on Amazoni S3, et seda S3 ajalugu ma ei teagi, kas nagu see S3 ongi Amazoni loodud teenus ja muud on tehtud sinna nagu vabavaralised analoogid peale või yeah.? Et vist ongi nii, jah? jah. siis ma mäletan õigesti jah, et seetõttu ongi see, et esimese hooga võib-olla nagu harjumatu, aga noh, aga jah, see on nii-öelda Amazon on seal kogu aeg nendes nimedes sees. Host'iks siia panen selle S3.Pilvio.io, siit ta läheb üles ja need asjad jäävad kõik, mis tal on vaikimisi. Access key, need saame siit kopeerida. nii. lubame praegu kõikidele kasutajatele. nii, ja nüüd peaks olema okei. ja nüüd mul on nagu tarkvaraarendus jäänud külge see, et ma tahan kogu aeg asjad ära testida, nagu, et ma ei ole rahul sellega, et kui keegi ütleb, okei, nüüd peaks korras olema. Nüüd on see, et nüüd nagu tekkiski siia, eks ole, Amazon S3 ehk siis see nagu vastabki nüüd, peakski vastama nüüd sellele sisule, mis hakkab siia tekkima. ja kui ma nüüd teen siia mingi faili. et kui ma hakkan mingit arvete otsast tegema. nii. ja kui ma nüüd selle ära salvestan, siis ma peaksin seda nägema ka siin all S3-s ehk siis ütleme, kõik on store itud siia S3 nagu. ja võib-olla ma alustan tutvustusega nagu sellest, et tegelikult noh, ma ei ole õppinud tarkvaraarendajaks, ma olen õppinud juristiks. üldse töötasin IT-juristina enne, kui ma nagu tarkvaraarendusele üle läksin. ja no vähemalt ütleme toona põhiargument oli iga cloud'i kasutamise vastu oli see, et me ei taha, et Eestist lähevad väljakanded ja lihtsalt ei taha. ja noh, okei, nii kui mingi hetk tuli see andmekaitsemäärus, siis oli see, et noh, tegelikult jah, Iirimaal võime ka hoida ja nii edasi, eks ole. aga see on see küsimus, et kui palju sa usaldad Amazoni. et noh, on nagu olnud neid juhte küll, kui need nagu asjad võivad nagu ameeriklaste kätte jõuda ja nemad nagu andmekaitsest niimoodi lugu ei pea nagu meie. ja juuras on see nagu, eriti kui andmekaitsemäärus tuli, see oli nagu tõsine probleem nagu. ja seetõttu oligi see, et kõiksugused võimalikkused pilvelahendused olid nagu välistatud, et noh, siis nüüd Pilvio puhul ongi see, et näed, vot kuule, teil on Nextcloud üleval, see external storage S3 siin, eks ole, kõik on Eestis nagu. et nüüd nagu juristid ei saa tulla seda asja ütlema nagu. ja noh, nüüd ongi see, et näed, seesama fail on siin kohe olemas, et vaatan nüüd. ühesõnaga, ütleme, et see oli näha, et on seal olemas ja selle tõepoolest ka avasid sellesama siduga asi, mis me nagu lõime. ja noh, ütleme jah, minu eelis olekski see, et ütleme see storage on siin olemas.
ja kui ma võtan nüüd Nextcloudi maha, siis see storage on siin endiselt olemas. Nüüd võib-olla ongi Terraformi koha pealt ongi see, et Terraformile saab ka ette öelda seda poliitikat, et mis nüüd juhtub, kui ma näiteks võtan nagu teenused maha. Sest praegu on see, et Terraformiga on see S3 ka üles pandud ja kui ma võtan selle S3 maha, siis ma olen nagu need failid ka näinud ja siis tegelikult see poliitikas ma saan öelda seda, et vot see S3, et see pane ülesse, aga kui läheb mahavõtmiseks, siis seda S3 sa enam maha ei võta. Et noh, tagada seda, et ei kao need väärtuslikud failid kõik nagu ära. Vot, on selles osas tekkis mingi küsimusi näite osas, tahate veel kuskilt midagi näha, kus midagi toimis? Pead silmas automaatteste ah?? Jah, see, ütleme, no esimene etapp ongi, eks ole, see plänn ja siis, eks ole, näed ja mis ta seal nagu tegema hakkab ja siis, kui ta hakkab tegema midagi sellist, mis sulle ei meeldi, siis nagu sealt need välja. Ma tean, et Terraformi on tehtud erinevad sellised automaattestimise või unit testimise jaoks on ka erinevad nagu tarkvara tehtud. Et ma ise neid ei ole kasutanud, küll, mis ma olen teinud, noh, Amazoni näitel, Amazonis, ütleme, API-st on põhimõtteliselt tehtud nagu koopia, kui mul ei tule nüüd see teenuse nimi meelde, aga ühesõnaga, see on niisugune koopia, mille sa saad lokaalselt üles panna ja siis sa saad selle vastu näiteks Terraformi panna ja siis sa nagu vaatad Amazoni saak, kuidas see asi nagu punkab. Muus osas ongi see, et näiteks DevOpsina ongi see, et sul on mingi keskkond, mida sa kasutad selleks, et näha, et kuidas sa, ütleme teinekord, eriti kui sa tunned ennast ebakindlalt, et mingisugune turvaline koht, kus sa nagu lasid ennem läbi testid, et eriti kui jälle mingi nagu suuremad, keerulisemad asjad, mida nagu, kuidas ma ütlen, noh, peas on raske läbi mõelda. Et siis on näiteks mingi testkeskkond. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele. Et see võib-olla ma ütlen niipidi, et see nagu sõltub, mis sa temaga testida tahad. Kui sa tahad unit testi teha, siis selle jaoks on ka olemas ja siis sa ütledki näiteks, et vot, et kui ma nüüd panen apply, eks ole, siis ma tahan, et vot mul olekski, võtan selle ette, et ma saan unit testiga öelda edasi, et näed, kuule, ma tahan, et mul oleks Nextcloud S3 paket püsti ja ma tahan, et mul oleks virtuaalne masin püsti nagu ja ma saan nagu talle selle ette öelda nagu mingite unit testidega, et see nagu võimalus on olemas. See ongi see koht, mis sa pead siis Terraform Planiga nagu läbi vaatama. Et ütleme, et noh, moodulid võivad olla ka, eks ole, mingid asjad, mida ma kasutan nagu, eks ole, väljast, et noh, ütleme, et mul ettevõttesisesed moodulid, ettevõttevälised moodulid, ettevõtteväline moodul, ütleme näiteks vajab uuendamist. Siis ongi see, et siis sa teed selle Terraform Plan ja siis nüüd sa pead üle käima nagu ja vaatama, mis seal nagu muutuma hakkab, et siis selleks hetkeks sul peab olema umbes arusaam, mis sa tahad, et või no ütleme nii, et kui su esimene arusaam on see, et mitte midagi ei tohiks muutuda ja sa näed, et hakatakse muudatusi tegema, siis noh, see on juba koht, kus sa ütled, okei, kas see on okei muudatus, mis tehakse, võib-olla on nagu mingisugune nagu formaalne süntaks, kuskil muudetakse nimi ära, võib-olla nagu võetakse ressurss maha, pannakse üles ja sa ei taha seda. Et siis sellisel juhul sa jäädki näiteks mingi vana mooduli peale või nagu üritad mingi muu lahenduse üles leida, et noh, selle jaoks ongi see nagu plaan. Ja noh, moodulitega on ka see, et Terraformi moodulitega selles mõttes tulebki olla nagu ettevaatlik, mida ma nägin Veriffis oli see, et seal olid moodulite sees, ehk siis olid tehtud siuksed nagu hästi väiksed moodulid, siis olid tehtud vahemoodulid, kus nagu väikestest moodulitest oli nagu asjad kokku pandud. Ja mis nüüd sellega juhtub, on see, et noh,
ütleme, see potentsiaal põhjustada pahandust kasvab eksponentsiaalselt, kui sa kasutad nagu alumist moodulit, sellepärast et see võib mõjutada nüüd mingeid teisi mooduleid, millest on kokku pandud lõpuks sinna nagu teenuseid. Ja Terraform ise oma dokumentatsioonis ütleb, et ärge tehke seda, et ärge nagu tehke, sest noh, infrastruktuuris on see, need muudatused teinekord nagu nad toovad nagu äriliselt liiga suuri tagajärgi kaasa nagu. Esiteks nagu ärge tehke seda ja moodulite, ütleme, moodulite kasutamine oligi see, kus ma nägin esimest korda vajadust oli nagu reaalselt Veriffi suuruse nagu ettevõttel, et ma ütlesin Everybase ja siis oli ainuke moodulite kasutamise vajadus oli see, et tahtsid erinevad keskkonnad teha, see oli see nagu sama kood. Aga noh, siis oligi see, et siis me tahtsimegi, et need muudatused tuleksid nagu mõlemasse järjest. Et seal oli ainult nagu keskkondade haldamine, muus osas mooduleid ei olnud vaja, sest see Terraformi kood on ise nagu piisavalt nagu funktsionaalne. Aga ütleme, et see on see koht, kus hakkavad nagu need probleemid ja need, ütleme siis, alad kuhjuma, et kui sul on tehtud kunagi mingi moodul, millest tohutu palju asju nüüd sõltub, see moodul tehti nii ja naa hästi, eks ole, ja nüüd sul on vaja teha tohutud muudatusi, siis ongi see, et siis peadki hakkama nagu otsast läbi mõtlema, aga et siis kaitsta selle eest, et sa ei laseks asju vastu taevast või et sul oleks see nagu, ütleme, suht enam-vähem võimalikult palju kontrollitud, siis Terraform Plan ütleb sulle ette, okei, mis ta nüüd tegema hakkab. Ideaalis, kui ta ütleb, et ta ei plaani mitte midagi teha, siis ongi see, et siis sul on lihtsalt kood uuendatud ja kõik on korras. Et võib-olla Terraformiga, kus ma kasutasin Terraformi veel ühe korra, oli Kubernetese ressursside haldamisel. See oligi nüüd Starlink Scriptsiga. Me läksime allhankijatena projekti, kus oli kiiresti vaja nüüd kõik 25 mikroteenust üles saada eraldi testkeskkonnana. Tehtud, mis iseenesest on nagu okei, aga need 25 mikroteenust, need veel suhtlesid omavahel, see ei olnud hästi dokumenteeritud ja nüüd on see, et nagu noh, ütleme, kui ma olen mingi 2-3 teenust püsti saanud, siis ma tahan, et nad läheksid püsti kogu aeg niimoodi täpselt samamoodi nagu ja nüüd, kui ma olen nad niimoodi püsti saanud, siis ma lihtsalt tahan vahetada nagu selle klastri ära ja panna teistmoodi üles, siis Terraform oli nagu selleks hea, et iga kord, kui ma deklaratiivselt kirjeldasin nagu ja jõudsin sinna seisu, kus ma teadsin, need 5 teenust, need nüüd töötavad niimoodi koos kombinatsioonis, väga hea. Commitisin ära ja mul oli see Terraformi kood olemas. Kui ma nüüd kirjutasin mingi koodi sinna, mis hakkas asju katki tegema, ma sain alati rollida tagasi sinna nagu viimasesse commit'i ja teadsin, et nüüd need 5 teenust töötavad nagu. Ja siis ma saingi need 25 teenust sain niimoodi püsti koos mingi kõrvalteenustega, mingi 5 andmebaasi ja nii edasi, nii edasi. Siis ma muutsin provideril, ütleme, Helmil on samamoodi provider nagu Amazonil ja Pilvilsil oli, muutsin provideris, muutsin ära selle klastri, kuhu ma suunasin ja siis oligi see, et see, mis mul töötas ühes klastris, ma panin kohe nagu sinna siis Dell'i klastrisse üles täpselt samamoodi Terraformi koodiga. Et see oli nagu üks sihuke, ütleme sihuke eelis nagu, et ma sain kogu aeg nagu nüüd näpuga järgi pidada, okei, 5 teenust töötavad, nüüd 10, need 10 töötavad, nüüd need 15 töötavad ja nagu oli päris nagu mugav teha, et hiljem tegime neile nagu normaalse CI/CD taha, siis ei olnud nagu Terraformi enam vaja, aga see oli, ütleme, selleks, et saada nagu 2-3 päevaga 25 teenust ülesse, mis on nagu suhteliselt ebastabiilsed sellel hetkel, et siis see oli päris hea. Ja kui kasutada nagu Kubernetest, eriti kui nagu sul on Helm, siis ütleme, Terraformi väärtust ma peamiselt näengi seda, et sa haldad siis nagu Kubernetes all olevaid ressursse. Näiteks ongi, kui on nagu kuidas seda nimetatakse nüüd, managed Kubernetes cluster, eks ole, pilves, eks ole, et siis võib-olla nagu paned selle püsti ja nagu kirjeldad need parameetrid sinna alla ära. Või kui sa oled ise nagu Kubernetese klastri püsti pannud nagu oma masinatest, eks ole, et siis nagu see haldus toimub nagu Terraformiga ja siis see nagu kiht sinna peale, see Kubernetes, et jah, seda siis nagu kõik teenused, kõik asjad nagu teha nagu Kubernetesega, et see võib-olla ma isegi ütleks, et Kubernetese üks eelis ongi see, et nagu nii-öelda operatsioonid lahutab ära sellest, mis on see nagu siis ütleme rakendused ja kood ja see.
jah, jah, see on alati see sihuke. See ongi täpselt see, kus on nagu see Terraformi policy, et no ütleme, et Veriff oli selles mõttes nii julge ja kõik nagu need ressursid olid nagu andmebaasid, terve hunnik neid. Need olid nagu Terraformiga tehtud, aga oligi see, et kui keegi peaks saama nagu mingi rumaluse asjaga hakkama, nagu siis on see, et siis no ütleme, see oli Amazoni poolt ka maha pandud seda, et mis iganes nüüd API-ga sa suhtled, sa ei või seda maha võtta. Et jah, siis see nagu, ütleme, see nagu niipidi tehtud. Et see nagu see kindlus, et mis Terraformiga oli eelis, näiteks andmebaaside puhul oli ka see, et Amazon pakub näiteks seda, et sa saad teha 35 päeva nii-öelda neid snapshot'e ehk siis nagu ütleme neid tagavara sellest, mis nagu andmebaasis sees on. Mingi seaduse järgi oli vaja 90 ja nüüd oligi see, et siis ma tegin nii-öelda selle serverless teenusega, selle Lantaga. Ma tegin siis siukse nagu väikse skripti, mis käis siis ja tegi nagu neid lisa snapshot'e. Lanta teeb seda, ütleb, et alusta ja siis ta paneb selle nagu Amazoni protsessi tööle. Et Lanta teeb nagu selle osa ära. Aga mis nüüd oligi see, et kuna nagu Terraformiga oli nagu baasid asjad tehtud, siis ma sain nagu nende siis, kuidas ma ütlen, viidata kõikidele asjadele nagu niimoodi, et nagu, et ma sain nagu viidata, et näed, et ühesõnaga võtta nagu andmebaasi nagu IP, ehk siis võib-olla näitan siit nagu näite pealt, et kuskil, kus on seda kasutatud, et siis mul on nagu lihtsam. Et noh, ta ongi nagu data, eks ole. Et ta võtab selle nagu data kuskilt muust siis defineeritud Terraformi asjast, ressursist ja ma saan kõik asjad teha niimoodi viiteliselt ja miks see on hea, on see, et kui meil oli seal vist mingi 5-7 eraldi keskkonda, siis on see, et ma ei taha hakata nagu defineerima nüüd seda, et okei, kui mul on see keskkond, siis võta kuskilt need muud, see väärtus, vaid oli see, et ma nagu viitasin ära ja iga keskkond oli nagu ilusti nagu eraldi tehtud, ehk siis kirjeldasin ainult ühe lambda koodi ja iga keskkonna kohta ta läks oma õige andmebaasi juurde, võttis sealt need väärtused ja teadis, mida teha nagu. Et ütleme, sihuke kood, mis muidu oleks võinud olla ikka täiesti sihuke nagu nädalatöö 5 erineva keskkonna peale, siis lõpuks oli jälle nagu sihuke kuskil päevatöö nagu. Ja no siis oligi see võib-olla nagu testimise poole pealt, et ennem oli küsimus, siis oligi see, et testimiseks selleks hetkeks oli siis alamtaseme keskkonnal. Et kui me nägime, et testkeskkonnas oli 10 päeva ilusti tõrgeteta töötanud, et siis me julgesime minna nagu production'isse. No kui tuleb küsimusi, siis jooksvalt saab vastata. Et võib-olla mingid nagu seonduvad teemad veel, mis Terraformiga on, et noh, GitOps, ma ei tea, palju teist on kuulnud sellest mõistest. Vahepeal nagu suhteliselt häguna, aga ütleme, minu mõistes on see, et GitOps tähendab seda, et kõik, mis sa nagu, toome Terraformi näitel, kõik, mis sa Terraformiga teed, on seotud kuidagi Gitiga. Näiteks sa lükkad uue koodi ülesse, nüüd Terraform teeb selle apply ära või sa teed pull request, tehakse Terraform plan ja näidatakse sulle ette, mis planeeritakse, keegi läheb, vaatab üle, kiidab heaks, eks ole. Pull request kiidetakse ära, siis tehakse Terraform apply, ehk siis nagu see käsitsi midagi ei tee nagu. Ja selle siis nagu üks point on see, et see state'i haldamine oleks nagu, kuidas ma ütlen, võimalikult hea nagu, sest mingi hetk võib tekkida see probleem, et kui 2 meest töötavad sama koodi peal, siis nad võivad hakata nagu üksteise asju üle kirjutama. Sellepärast, et nagu üks teeb oma koodi muudatuse ära, state muutub, teine teeb oma koodi muudatuse ära, tal ei ole selle esimese arendaja muudatusi nagu ja noh, hakatakse niimoodi üle kirjutama. Ja Terraformil on selle jaoks päris hea lahendus, Terraform Atlantis. Tean, et Boltis kasutatakse seda palju. Ja siis minu tuttav, kes Boltis töötas, ütles väga rahul on, et ütleme, siuksed ongi kõik suuremad probleemid jäävad ära ja päris suures taristus nad saavad nagu teha
iga päev deploy'sid nagu, nad teevad iga päev mitu tükki. Et mis on just ongi selle suure staristuse koha peal nagu see ütleja, et see on see koht, kus muidu sa võid saada ebameeldivad üllatused, sa ei taha iga päev teha, sa peaks nagu muidu läbi mõtlema, planeerima. Et neil nagu töötab see niimoodi hästi, sest neil ongi tehtud siis selle nagu Atlantisega. Ja siis võib-olla Terraformi võrrelda nagu mingit, ütleme siis mõni, ütleme, osaliselt sarnast funktsiooni täitvate nagu tööriistadega. Näiteks Ansible, et tegelikult on see, et mingit cloudi ressurssi saab Ansiblega ka. Näiteks ma tean, et Amazonis on see, et Amazoni ressursse saab teha ja nii edasi, aga Ansible eesmärk on natuke nagu teine, et kui Terraformiga sa nagu haldad neid näitel mingid nagu operatsioonide tööd teed ära, eks ole, et sa paned püsti virtuaalsed masinad ja mingi nagu ütleme siuksed asjad, eks ole. Ja tegelikult sisust nagu ülejäänud ongi see, et sa saaksid teha, eks ole, Kubernetes või mingi muu asjaga. Et siis nagu Ansible, ütleme kõige parem väärtus on ka selles, et sul on virtuaalmasin püsti, nüüd sa ütled, mis sisu sa sinna virtuaalmasinasse tahaks. Et olgu see siis, kas sul on mingi Dockeri konteiner või ongi virtuaalmasin, millest sa paned sisu püsti, siis nagu Ansiblet sa nagu kasutad eelkõige nagu selle jaoks. Et ütleme, mul ei ole olnud nagu seda head kogemust Ansiblega nagu näiteks Amazoni cloudi ressursse hallates, nagu et Terraform on selles mõttes state haldamise sellega nagu parem. Aga kui nagu võtta nüüd seda näiteks, ütleme, et sul on mingi virtuaalmasin, kui sul on, ma ei tea, hunnik mingi spetsiaalset tarkvara, mingid asjad kuidagi veel tahetakse püsti panna, ütleme, mingi kindlad konfiguratsioonid, võib-olla Nextcloudi näitel ongi see, et võib-olla me tahame Nextcloudi näitel nüüd teha, et see kõik nagu läheks automaatselt püsti, mitte ma nagu ei võta nüüd seda UI-d lahti ja hakka tegema. Et siis need konfiguratsiooni failid, kui need veel kuskil viitavad mingitele muudele nagu kohtadele, et siis võib-olla näiteks ongi see, et see osa on juba lihtsam Ansiblega teha. Ja no see HashiCorp ise nagu pakub ka nagu neid näiteid, et see, kuidas nagu teha niimoodi, et sa kasutad Terraformi ja Ansiblet koos nagu, et nagu pigem ongi see, et mingi, ütleme, klassikaline see, et õige tööriist õige asja jaoks nagu, et kruvikeerajaga saab ka naela seina, aga see ei ole hea nagu. Siis CloudFormation, need, kes Amazoni kasutavad. CloudFormation omad vead nagu võrreldes Terraformiga, aga kõige suurem viga ongi see, et kui sa nagu kasutad CloudFormationit ja nüüd sa tahad nagu tegelikult Eesti cloud'i ka kasutada, siis sa oled natuke nagu lao otsas nagu, et nüüd sa oled nagu seotud selle CloudFormationiga, Amazoniga. Natuke raskem on nagu tagasi tulla. Ja CloudFormationiga on ka see, et selle on siis, ei ole nii hea, et Terraform lihtsalt saab rohkem arendusi peale ja Amazon ise prioritiseerib ka rohkem Terraformi juba. Et see CloudFormation tihti jääb nagu ajast maha, et eriti kui sul on mingid uued teenused, siis tuleb välja, et seda state'i ei oska lugeda. Nii edasi, et siis nagu CloudFormation. Ta teeb täpselt sama asja muidu, aga ta ei ole nii. Ja siis olen kuulnud, et kasutatakse ka Pulumi. See on põhimõtteliselt viis, kuidas sa saad siis oma mingi Pythoni või JavaScripti koodiga ka hallata neid, ütleme, cloudi ressursse. Et Pulumi vist praegu toetab nagu neid kõige populaarsemaid cloud'e, Amazon, Azure ja Google. Et aga siis on see, et ütleme, sisuliselt Terraformiga võrreldes on see, et nagu ütleme, Terraformi enda koodi keele asemel sa kirjutad siis nagu näiteks Pythoni koodi ja ütleme, ma ei ole näinud, mis seal need eelised peaksid olema, aga osadele meeldib seda kasutada nagu. Et ütleme, ta on nagu täiesti nagu võrreldav toode, aga ma eelistaks Terraformi, sest Terraform on oluliselt küpsem. Ja siis Terraform providerist võib-olla veel, Pilvio Terraform providerist, et me varsti teeme eraldi Discordi serveri, kus ütleme siis, kui tekivad provideri katsetamisel mingid probleemid või kui on vaja teada, kuidas mingi asi käib, võib-olla dokumentatsiooni ei ole hetkel piisav, et siis see on täpselt see koht, kus võiks seda arutada, teha võib-olla ettepanekuid, et mis võiks olla nagu veel juures, mida võiks saada veel juurde panna, sest ütleme päeva lõpuks on see, et on ühelt poolt on, eks ole, pilveteenuste API,
ja siis ütleme, noh, selle peale sisuliselt on tehtud, eks ole, Terraform provider, et kui nagu näiteks API võimaldab midagi rohkemat ja tahaks, et seda saaks läbi Terraformi teha, täiesti nagu sa saad nagu arutelud üles võtta asja, et siis me teeme nagu siukse koha ka. Vot ja otseselt nagu minu poolt on kõik, mul rohkem nagu neid teemasid ei ole. Et võib-olla on mingeid küsimusi, mõtteid, võib-olla kellelgi on nagu kogemusi ka Terraformiga mingit suurtes projektides, mida on hea jagada. OpenTofu't ise ei ole läbi proovinud, ma olen nüüd lugenud ja vaadanud nagu neid näiteid, kus osa kiidavad seda ja noh, siis osa laidavad ja no laidavad peamiselt just, eks ole, selle tõttu, et Terraform on küpsem, eks ole, ja HashiCorp on teinud paljudes asjades nagu head tööd sellega. aga siis OpenTofu argument on see, eks ole, et ta on open source ja ei ole nagu seda ohtu, et ta võiks kunagi muutuda tasuliseks. Et kuigi ma ei usu, et nagu HashiCorp Terraformiga siukse lükke teeks. ja noh, ta on seotud peamiselt tegelikult selle Terraformi cloud'i enda teenusega, sest noh, ütleme nad, see HashiCorpi, eks ole, see loogika on see, et nad teevad mingi tasuta asja ja siis nad teevad sellest mingi teenuse, mida sa saad kuidagi nagu muud moodi kasutada, et no Terraformi cloud on üks niisugune nagu näide tasulisest teenusest, et siis ütleme, seesama back-end praegu, kus see Terraform State läks, praegu läks sinna Pilvio sinna storage'isse, et siis noh, siis on sul see cloud, mis seda teeb ja siis võib-olla kõik mingid automaatsed haldused, mingid lukud, mingid ütleme, mingid mugavused, mis sa muidu peaks nagu kuidagi väljast võtma, et noh, näiteks ongi, peaksid kasutama Terraform Atlantist eraldi teenust, keegi peab oskama nagu aru saama sellest, siis nagu see Terraformi cloud võtab selle nagu kõik endale ära. ja nii palju, kui mina aru saan, siis tegelikult see on nagu see peamine asi ja sellises olukorras nagu justkui kasutad Terraformi tasuliselt, aga noh, sa ei pea seda Terraformi cloud'i kasutama. sellepärast nagu praegu, et ma ei kasutanud seda ja see on eile õhtul ma vaatasin üle veel korra ja ma ei näinud seda asja, et ma just vaatasin nagu seda nagu litsentsi koha pealt üle, et noh, ma ei tea, pärast litsentsi kuhugi midagi peidetud asju ja ütleme, see, kuidas ma praegu kasutasin või ütleme nagu ettevõtte all kasutatakse samamoodi, eks ole, et selline kasutamine tasuta. et sellesse ma nüüd konkreetselt ei süvenenud, aga vaata, sellist, ütleme, tasuta asju kasutatakse teinekord ka nagu need platvorm as a service jaoks ja selliste jaoks ma olen suht kindel, et siis on nagu tasuline, et ütleme, et kui ma teen näiteks oma mingi nagu teenuse, kus on mingi nupuliigutusega saad Nextcloudi või WordPressi üles, eks ole, ja tegelikult taustal mul nagu Terraform teeb asju, eks ole. ja minu toote osa on see Terraformi funktsionaalsus, et vot siis sellisel juhtul, et võib-olla tekkis ka nüüd nagu poleemika selle üle, et noh, täpselt nagu Elasticsearchiga oli, et ei taheta nagu, et sa niimoodi saaks teha. kuule, aga kui praegu rohkem küsimusi ei ole, muidugi saab eraldi küsida ka nagu meili kaudu, et saate saate, saate kodulehelt käia ja küsida, et kui midagi tahate küsida, et või nagu nõu, noh, ütleme kasvõi nagu mingeid mõtteid vahetada just nagu selles osas, et okei, tahaks võib-olla nagu tahaks näiteks mingi cloud'i teenuse peale üle minna või vahetada ja kuidas see Terraformiga välja näeks asi, et siis täiesti tasuta sellest nagu jutustada ka, et kui läheb reaalselt teoks, siis läheb, aga kui ei lähe, siis see on ka nagu hea teadmine, et vot, aga kui ei ole, siis mu poolt kõik.